Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänaseks aruteluteemaks oleme valinud väljendi "Mul ei ole aega". Vaatleme veidi lähemalt, mis selle üsna tihti välja öeldud lause taha tegelikult peidetud on. Mul ei ole aega. See väide avab ukse sügavamale mõistmisele meie prioriteetidest, väärtustest ja enesejuhtimisest. Kuigi esmapilgul võib see tunduda lihtsa väljendusena ajapuudusest, on selle taga peituvad tõed palju keerukamad. Inimloomus on mitmekülgne ning meie aja kasutamine peegeldab sageli meie tegelikke soove ja eelistusi. Olukorrad, kus väidame, et meil pole aega, võib tegelikult olla viis väljendada mitmesuguseid sisemisi hoiakuid ja emotsioone. Tegelikkuses on prioriteedid teised ja seetõttu soovime mahutada oma ajakasutusse midagi meie jaoks olulisemat. Üks oluline aspekt on ka hirm ebaõnnestumise ees. Kui me keeldume midagi tegemast või lükkame edasi mõnd tegemist vajavat ülesannet, võib see olla seotud hirmuga, et me ei suuda seda edukalt lõpule viia. Selle asemel, et riskida ebaõnnestumisega, võime väita, et meil pole aega, vältides seeläbi võimalikku pettumust. Lisaks võib aeg-ajalt peituda selle väljendi taga soovimatus oma tõelist tahet näidata või avaldada. See võib olla seotud hirmuga teiste inimeste reaktsioonide ees või sooviga vältida konflikte. See võib näidata ka seda, et inimene ei ole iseendaga kooskõlas või kontaktis. Et ta ei ole ka ise päris kindel, mida ta soovib. Kui keegi palub meilt midagi, mida me tegelikult ei soovi teha, võime lihtsalt öelda, meil pole aega, et mitte öelda otse välja ei. Me arvame, et riivame selle väljendiga teiste tundeid vähem, kui ütleme otse, et me ei taha või ei soovi teise inimese palvet täita. Samuti võib "mul ei ole aega" olla enesekaitsemehhanismiks. Mõnikord võib olla raske tunnistada, et meil ei ole oskusi või teadmisi antud ülesandega tegelemiseks. Selle asemel, et end paljastada, võime väita, et lihtsalt ei ole aega selleks. Üldiselt aga on väljend "mul ei ole aega" seotud prioriteetidega. Kõigi meie aeg ja ressursid on piiratud ning seetõttu peame valima, millele neid suuname. Kui midagi ei ole meie jaoks piisavalt oluline, tähendab meie öeldud ajapuuduse väljend tegelikult hoopis seda, et me ei pea seda piisavalt prioriteetseks. Öeldes, et mul ei ole aega raamatut lugeda ja samal ajal scrollin Facebooki ajajoonel või chatin kellegagi igavusest ajatäiteks, ütlen ma tegelikult, et ma ei taha raamatut lugeda. Ilmselgelt aega selle jaoks ju oleks, kui meil on aega Facebooki scrollida või chattida. Siiski on oluline märkida, et "mul ei ole aega" ei ole alati väljendus sellest, et me ei taha midagi teha. On olukordi, kus ajapuudus on tõepoolest reaalne ning me ei suuda kõike, mida soovime, teha. Ajajuhtimine ja eneseteadlikkus on siin võtmetähtsusega. Oluline on mõista, millised ülesanded ja tegevused on meile tõeliselt olulised ning leida viise, kuidas neile aega eraldada. Kokkuvõtteks tähendab väide "mul ei ole aega" tegelikult seda, et me ei taha, see väljend kutsub meid üles analüüsima oma motiive, hirme ja väärtusi, mis mõjutavad meie aja kasutamist ning meie suhteid teistega. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!